Jairuse tütre ülesäratamine. Kord õpetas Jeesus Galilea mere rannal tema ümber kogunenud rahvast. See veekogu on nimetatud ka Genesareti ja Tiberia järveks. Järve kaldal asetseva Kapernauma linna kogudusekoja üks ülemaid nimega Jairus tuli tol päeval Jeesust otsima, kuna tema ainuke tütar oli suremas. Leidnud Jeesuse, langes Jairus põlvili ja ütles: "Mu tütreke on hinge vaakumas. Ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu." Jeesus läkski temaga kaasa. Suur rahva hulk takistas nende liikumist. Korraga Jeesus peatus ja küsis: "Kes puudutas minu riideid?" Ta tundis, et vägi oli temast väljunud. Jeesuse pilk tabas üht naist, kes oli 12 aastat põdenud veretõbe. Ta oli kogu oma varanduse kulutanud arstide peale ning puudutas nüüd usus Jeesust, et terveks saada. Naine seisis värisedes Jeesuse ees ning tunnistas oma tervenemisest. Jeesus ütles talle: "Tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast." Kui ta seda rääkis, tuldi kogudusekoja ülema peres teatega, et Jairuse tütar on surnud. Isa viimane lootus kustus. Jeesus aga pöördus Jairuse poole, üteldes: "Ära karda, usu ainult." Jairuse koju olid juba saabunud palgatud nutjad, nagu idamaal kombeks oli. "Miks te käratsete ja nutate?" küsis Jeesus. "Laps ei ole surnud, vaid magab ainult." Jeesus üle naerdi, sest teati, et laps on surnud. Jeesus võttis endaga kaasa ainult lapse vanemad ning oma lähemad õpilased Peetruse, Jaakobuse ja Johannese ning läks lapse tuppa. Ülejäänud rahva ajas ta ruumist välja. Toas võttis Jeesus lapse käe ja ütles: "Tütarlaps, tõuse üles." Seda maid avas tüdruk silmad, tõusis ja kõndis. Kõik ehmatasid väga. "Andke talle süüa," ütles Jeesus. Piiblist loeme seda Markuse evangeeliumi 5. peatükist.